Karl peits võtme ära, et ma ei saaks juba hea autoga sõitma minna. Nii, vaatame diagnostikat ka. Kojamehed töötavad. Kuna OBD11 Infinityt veel ei toeta, kõik asjad lähevad tööle. See tähendab, et on hea, et asjad töötavad. Kuule, rahu. Gaasi on juba sees vist. Oh no! Siit saabki sisse välja lülitada gaasi seadma. Ja siin pole ka sigareti süüta. 3 tükki juba terve auto peale. Näe, pagass käib siit lahti. Saate teada. Siit käib veojukontroll maha. See on oluline. Seda mina ei tea, mis see on. Vaat, mis see on. Kuradi pliidinupp see on. Elektripeeglid käivad siuksest kohast. Kuule, aga peeglid on kõik samad, mis neist on. Kuule, tundub küll, et peeglid on jah samad. Oota, aga see on ka. Voh! Sisse välja ei käigi või? Ainult üles alla või? Ma vaata, luksussportautole kohaselt, vaata, kellad liiguvad kaasa. Ei ole niimoodi, et kui rooli liigutad, siis jääb kuredi poole peale kuhugi, see niimoodi, et midagi ei näe. Siin näed kõike. Aga huvitav on see, et sisse välja ei käi. Äkki veel mõni kang või? No kurat ei ole. Kruisinupud on, vollinupud on. Näed, saabki juba raadio pealt, aga siin on see raadio, mis teeb USA kanaleid. See on mingi ühe valesti. Paaritud arvud vist on koma komedi. Mis häält ta teeb? No teeb niimoodi. 3, 5, 7, 9. Yeah. Paaritud arvud. Automootor töötab. Ma võin ta käima panna. Teeme siia head lõhna ka garaasi. Pikalt käivitub, töötab. Rooli võim teeb huvitavat häält. Rihma pingutama, või on pump. Aga veojukontrolli tuli põleb, slip põleb, engine, service soon, AT check, kõik asjad põlevad. Ja kast on limp moodis. See nagu väga ei taha liikuda ja sõita. Veermikust me üldse ei teagi, mis on, aga vaatame. Igal juhul engine control moodul. Loeme veakoodid ära, vaatame, mis me leiame siit. See tähendab seda, et nukaanduriga midagi. Ja see auto on väga tundlik igasuguste andurite peale. Kuule, ei liiguta seda akuklemmi, ma arvan, see ei anna ühendust seal praegu. Just enne läks käima. Ma võtsin laadija maha, kas ma võtsin klemmi ka kaasa. Hop. Jep. Aga üks ma üritasin siin sisse saada. Uksed olid jääs, vaata. Käisin, leotasin sellega siin. Liikuvim oli sellega, panin. Ja ma ei tea, kas see midagi jäi seal vilkuma või mingit värki ja siis järgmine päev, kui oli sula, proovisin uuesti. Siis tulid uksed lahti ja kakk oli tühi. Siis ma laetasin seda paetoniga. Oi, mu sai siin nii palju nalja, et seda autot tuppa saada. Lähme ajaloo radadele. See on see VQ kast andurite asjadega. Vaatame, mis siin kasti sees on. Siin on siduri paigaldusabinõu. Siin on üks kaitse, siin on üks relee veel leitud. Nii, süüte poole. Kui peaks vaja olema, siin on racing auto küünlad. MAF, õhukulub mõõtja. Väga tähtis. Segusiiber annab viga. No, ei tea, mis viga ta annab. Roolime pumpa, näed siin. Siin on tihendeid. Siin on, kuule. Oba, kuule. Siin on Pops & Banksi aju ju. Meil peaks mitu tükki olema. Meil on mitu tükki, jah. See on üleliigne. Meil on äkki tulevikus vaja seda. Kuule, äkki seda tulevikus vaja, jah, kui manusvappi teha ju. Nii, andurid. Releed, näed. On, kõike jagub. Ma juba ütlen peale vaadates, et see on Vända oma. See on üks nuka oma, need on erinevad. Üks on otse, üks on viltu. Vänt ja nukk oli tal sama vist veel, tal oli laps osa niimoodi. On ikka hea, kui sa ostad samasuguseid autosid kogu aeg, mis sul juba olnud on. See anduri tihend, küll siingi selle koha peal käima peaks. Originaalid pidid kõige paremad olema. 4 tükki valikus. Aga see üks on vasaku poole. Kunde oma. Oled juba kunde juures. Tegeled juba kundega. Paneme selle pilli laulmane. Täna driftima veel. Ülevaatusele enne.
kus nii palju sooja tuleb? Sealt tuleb, mõtlesin, kuidas siit õhkab. Power tukk. Aeroglüfid on peal. Mis power tukk? Siit võetakse lisa õhku. Siit on ka midagi puudu küll. Aga vahetame ühe ikkagi ära. Vahetame selle, mis probleemne oli. Õli on puhas. See on hea. See õlivarras on ka siukse koha peal, et ma ei tea, kes see pani selle sinna. Välja saada, tagasi ei saa. Kus auk on? 10. Pistikut on seal mingi stopperiga kehva kätte saada. Seda sa tead juba, jah? Siia ka. Vana hea veeku. Kuule, ainult head uudised ju. Läigib. Nukkvõlli näeb. Ei olegi roostes. Vähemalt on ilusti õli vahetatud. Pulli on tagasi. Ma inspekteerin siin teisi asju. No miks see rooli on pealt? Tase on nii ja naa. Võiks tegelikult sortsu juurde panna. Ma räägin sulle legendi või? Noh, õlipistikuse. Ei ole. Arva ära, mis andur siia pantud on. Ei arva ükskord. B-osa. B-osa on. Aga C, nagu Caesar. Caesari salat. D nagu Delfi. Delfi võiks ometigi valit nõuda. Kuule, kondirihma pole peal. Mu kurat, okei, mul talvel ei ole konti vaja, aga siia käib ringi. Ots käib ka ringi. Kinni jooksnud ei ole, aga rihma ka ei ole. Nii, siis on üks võimalus, kuidas teada saada, kas teeme veel tuppa head lõhna. Autost tulnud sees paatel. Kas vurts on sees või ei ole? Ärge teie seda kodus järgi tehke. Pigem ei ole, buss on siin sees. Siit peaks tulema papah. Aga selleni jõuame siis, kui suvi käes. Enne saaks talvegagi seal ja pilli sõitma. Kas see on nüüd normaalne tegevus? Mis sa leidsid? Vaata, kus on gaasiseadme reduktor pandud. See on nagu lisa airbag, kui pauku paned, siis põrkab teisest autost teemale. See nüüd küll ei tundu nagu, okei, ma saan aru, ruumi mõistis on jah, suht hea on ju. Aga soola mõistis ei ole hea ju. Ja kui pauku paned, esiotsa pauku paned, siis ju gaas, säde, plahvatus. See ei tundu väga turvaline. Ega see gaas nii ohtlik ka ei ole. No ma ei tea. Ongi delfiini andur. Imelikul kombel ma võtsin võtme kaasa, et nagu polti lahti keerata, polt nagu näpuga kinni. Noh, aga mis meil on? Meil on 2 valikut. Ühel pool üldse kirja peal. Anna see meil kiri peal. Seal on kiri peal. On küll, need on siin kirjad. Kuule, see on OM. OE. Ma võtan siit tihendi ära äkki või? See tihend nagu tundub pehme. Jah. Nii, kuule, nüüd on vahetatud, võid proovida. Communication, please wait. Diagnostika ongi vaata siuke huvitav, et sa ootad ja vajutad ja tund tiksub. Mingi 120 € tund või ma ei tea, palju see täna on. No oleneb, kus käid. Protsendid loevad, nagu raha luleb. Tik. Lahve elu diagnostikutel ju. Tegelikult ma tean, et ei ole üldse, diagnostiku töö on kõige hullem töö üldse. Et otsida vigasid, katkisid juhtmeid ja asju. See, kui auto sulle ütleb, on hea vaata, et mul näe see andur kätki vahet ära on ju. Aga kui ta sulle ei ütle seda vaata, see on teine häda. Nii, pane käima. Need tuled enam ei põle. Drifti tuli ei põle, mootori tuli ei põle, slip ei põle. Aga AT check põleb. Kurat. See on ju palju lubav juba. Oot, ma käin käigukasti sees ka ära korra. Nii lihtne liiga. No nii lihtne ongi jah. Nissanite remont. Ärge oske neid võõraid autosid ja imelik autosid. Ega neid ongi raske remontida. Jätke mulle kõik. Ma auksjonilt kraabin kokku selle koore. See ei tohi öelda, et tuleb originaalvarva osasid kasutada. Pange Delfi külge. Haiseb. Kõik need asjad nii lihtsalt korda saab. Tähendab, nii raskelt korda saab, siis no ma ei teagi. Ei ole, ega läks kaua aega. Ei, no siin tuleb mingi pomm üllatus raudselt. Me peame kihlema.
see tuleb kohe tagasi. Okei, ärme siin sees aisuta, me pärast sõidame äkki. Auto põhialune räägib minu jaoks alati kõige rohkem. Sealt on näha, mis elu ta on elanud tegelikult. Kui teile auto ajalugu nii palju ei räägi põhja alt nagu Karelile, et ei oska asju vaadata, siis saab kasutada Car Verticalit. Ja ärge ostke endale põrsast kotist, vaadake ikka autode ajalugu. Et siin on näidisaruanne või ühe auto kohta, mida te kõike näete. Vahel on ka võimalus siis pilte näha tõesti, kui auto on müügis olnud oksjonil või kuskilgi avariiliste autode platsi peal. Ja muidugi näeb auto kohta seal omanika vahetusi, läbisõite, kus riigist on käinud lisavarustust, auto keskmist turuhinda, igasuguseid andmeid veel. Niimoodi, et väga kasulik abimees enne auto ostu, et kevad ei ole kaugel, kindlasti keegi hakkab ostma, nii et kasutage vampiire sooduskoodi, veenduge auto ajaloos ja muidugi veel parem on, kui te lasete selle kuskilgi teeninduses ka üle kontrollida. Tule anname kindlalt tagasi. Anne, Võta enda. miks sul paremad kui mul on või? Mul väiksemad kindlalt. Sul on suurema kirjaga mechanics. Punased väljed, või no mis kahetoonilised väljed võiks öelda. Oih. Kuule, rattalaager jälle või? Need olid ju vahetatud alles. Rattalaager. Anne? Vaata, see rehv viskab. Ei usu. Kuule, see rattakoobas ei ole kõige hullem. Porine on, aga kõige hullem ei ole. Pahtlit ei ole äkki siin. Kust hääl muutub? Ei kõige hullem. Miks nii raske kõige? Teine ratas käib kaasa. Selle pärast. Õigele poole käib ka. LSD või? No on. No siin on väike impact juhtunud. No, käivad stange sees kuidagi. Stokk summuti, kuule. See küll hea ei ole. Vaatiskis. Mul on sama küsimus, keegi midagi ära lõiganud. Kuna see on äkki import, siis see mingi... Udu tuli või? Udu tuli või midagi. Racing udu tuli oli siin. Ei, see... Racing ei ole, ma arvan. See on siia ka pihtu saanud, kuule siin on ka mingi... Leedid. Mõlk. Värvitud üle. Rooste. Ongi jah. Täitsa LSD moodi asi või? Põnev. Ei ole. Siin ka natuke rehv viskab. Siin vist oli lausa külje peal auk või? See on tühja rehviga sõidetud. Ja siin oli auk. Ja. Näevad, ei. Kuskilt tegi augu, kui ma täis pumpasin üks kord. Arti ei ole kaugel siit. Siin on üks gaasivajutus. Rehvipunkti. Vampiire sooduskood. Uued papud. Aga ajutise lahendus on, need on 18 ju. Ajutise lahendus on, võtame sealt riiulist. Paneme talvekad alla. See on kiire viisin fiks. Hea uudis on see, et näete, esimese tunni ajaga mingit loiku ei ole tekkinud. Järelikult väga palju lekkida ei saa. Aga sild näebki täpselt samasugune välja nagu see nagu seal 350. No see peabki nägema, siin ei saagi erinevust olla. See on sama, põhjakatteid pole näinud ühelgi mina. Ainult, me oleme kõik saanud ilma kateteta vist. Klotsi on, seisnud on. Ämbliku võrgud on igal pool. Väga hull ei ole isegi ju. Ei leki hulle ju. Need Jaapani autod ei leki, need on nii head autod. Originaal kolle, originaal sumps. Katalisaatorid tunduvad ka alles olevat. Vist. Need katted on pealt ära mädanud. Kast on olemas. Kast on nii kuiv, et põhimädaneb ära. Ja, põhimõtteliselt, see ongi Jaapani autod häda, jah. Siia pead ise natuke õli peaga viskama peoga, likva mollit. Muidu lähebki läbine. Vännaandur on ka lihtsa koha peal. See on nüüd küll üks vigure. See ei olegi karbon kardaani või? Kuidas need nüüd selle niimoodi üle lasid? Metallist vahepukiga suur jurakas. Karbonit ei olnud nii pikka võtta, siis huvitav, et see teljavahe nii palju pikem sinna. Ma arvan, see luksusauto, see sportauto, kaal poole oluline. Ja see pidigi natuke raskem olema. Aga täitsa stokk sumps ka ju. Otsast lõpuni sukkasid on vahetatud. Jah. Mulle meeldib ikkagi jällegi. Nagu ei ole mingit keerulist trossi. Lihtsalt käiguvahetuseks on julm jurakas lihtsalt suur kuredi metallpulk. Näed,
läheb siia külge ja siit lülitad käiku. Ei ole MF lülitid mingeid keerulisi asju, lihtsalt toore jõuga saad tõmmata, klõk-klõk. Mis diffuser siin küljes on? Kuule suuna ja ongi, aero ja. Aga vaat seda. Ja käibki 2 ratast ringi, hoian kinni. Ja libiseb läbi natuke, jah. See on mingisugune LSD, aga nüüd on küsimus, kas siin on popim LSD, kui nendel oli või? Nendel on mingi, ta läheb lukku ja tuleb lukust lahti. Kas see on nagu mingite ketastega versioon? Mul pole õrna aimugi. No Differi näeb küll täpselt sama välja nagu Nissanil kõigil. Kas see on tagant suure või väikse otsaga? Mis mõttes? Seda ei näe. Seda ei näe niimoodi silma järgi. No ei ole üldse ju, kõige hullem. Rehvid on küll tegelikult korralikud, aga lihtsalt nõme on see, et keegi on tühja rehviga sõitnud. 2 tükki, jumala pastad. Kütuspaak, keegi on tõstukiga sisse sõitnud ilmselt USA-s. Siit lähevad need Gazpromi juhtmed. Laename siis väiksema venna rattaid, kuna tuli välja, et see on ikkagi suurem vend, see tuli ennem tehasest välja. Aga ei tea, kumb nüüd see välja sünniaastad. See vist 2004, see on 2003, siis on ikkagi see, vahet ei ole. Ära pahanda, me laename. Me anname sulle su papud tagasi. Sellepärast rohkem ei ole talvekaid praegu, kui need võtta kiirelt. Ja need on ainukesed, mis on 16 tolli ka. Mida nüüd on? Mingi julk on siin. Teisel pool ei olnud. Ma panin nii täpselt teiselt poolt. See on see kuradi tsentreerimis see. Ei. Proovi veel või? Mitu korda või? Ma silma järgi ütlen, et seda ei ole vaja siia. 12. No, ma rääkisin. See on see, et ma ei tea, see velga valesti saaks panna. Näed, siit saad hea ülsi kuhugi teise kohta ja peaaegu tutika poldi. Kunagi ei tea, kui vaja läheb, jätame alles. Midagi ringi. Käib. Valmis. Aga see auto on ju natuke aega seedinud siin. Selles mõttes me oleme valmistunud, et saaks teha ühe korraga nii palju asju ära, kui saab. Ja siit imelisest varuosa riiulist võtamegi G35 Infinity tagatule, mis tuli päriselt Hispaaniast. Sellepärast neid tükke, neid kerepaneele sellel autole leida tegelikult on suhteliselt keeruline. Ma loodan, et see õige ka on. Midagi on ees. No visuaalselt tundub nagu, et on õige. Ja see tuli maksis ikkagi rõvedat raha. Isegi Pan Poolamaalt ei leidnud, leidis facelifti oma, millel on siin on mingi nupp või see lülitus oli ja teistsugune nagu välja. Aga neid on ka 2 generatsiooni. Sellepärast stange ripub ka seal, selle sai õiget musta värvi. See oli nagu minu arust odavam, nii suur tükk, kui siuke tuli. Tuled on alati kallid. Aga vähemalt see on hästi ära lõigatud. Nüüd tuleb lihtsalt loota, et need asjad nagu omavahel klapivad ka siin. Mina küll. Keretööde mees tuli. Mina küll keretööde mees ei ole. Tuli ei lähe oma koha peal paika. Keegi on kere liiga välja poole punnitanud. No vist oli umbes siit sama koha peal. Vastu näppe endale. Vaata, see on kasu. Märgime õige koha ära nüüd. Ei üldse minna. Äkki pole selle auto tuli. See plastmass läheb vastu siia. Me vaata alt poolt. Ootame. Me saab üles poole ka tõsta ja me oleme tõstnud tule. Aga see joon on paigast. Tule vaat seda, kuidas sul nagu see kaar kokku läheb siit. Äkki peaks vaatama üldse, kas töötab. Ma vahet seda. Ei, mul midagi paremat küll kuskilgi võtta ei ole. Paremat kere ei ole ka võtta väga kuskil.
tahad öelda, see nii olema? See on nagu probleem, sa ei tahaks niimoodi jälle. Kuule, keegi ei saanud autot lühemaks teha ju siit selle arvel. Kui sa siit alt vaatad, siis plastmaks lähebki vastu siit vaata. Siit on kõik vastas. Tahad öelda, et see on nii sees kõik? See koht on siin kõik väga vales kohas. Kuule, ära hakka. Võta teine tuli ees, siis näed. See koht on kõik vales kohas. see voss, seda ma vahel. Ei, see on õige. Eelmine keretööde mees on kuradi vähe kõrtsilm olnud või? No ei saa nii mööda olla. Ütle, võt tuli ära. Ei, no siis ta on nagu... Aga kuidas ei saa? Terve korterkanal peaks olema sees kõik. Ei, ta on siit alt, siit on. Siit on möödas. Kust ta möödas? Siit või? See küll nurk on praegu kõik ülal pool. Et siis kogu see äär, see siin kõik sisse posada. Ei, nagu ajutiselt saame külge. Vaata, kuidas see sobib üldse. Kas see sobib üldse või? Seda ongi erinevad facelifti ja tavalist. Juba ei sobi. Ära hakka. Sellest ka näed. No vaata seda. Ei, see läheb üles. No vaata, kus see läheb sul. See on vale. No sul on 20 senti puudus. No ei lähe. Lähe. Hüpake pommina. See ei ole see vaata oma. Pange like, subscribe. Kurat, ma tellisin selle ju nii kaua aega tagasi, kas ma saan selle tagasi saata või ei saa. Ma ei tea ju. No üldiselt on see, et vaadates neid jooni, siis see, nagu see osa peab minema sinna poole veel, siis on, äkki hakkab minema kuskil. Ei ole probleemi, me teeme ära. Opa! Kuule, siin on need teised probleemid. Ei ole kõige hullem ju. Mis see on? Kips või? Pahtel või? Küpro. Kerejooned täitsa paigast ära ju. Oppa, nii. Teda autoremont, Siia on terav nurk sisse jäänud, sellepärast see tuli paika, ei lähegi. Paneme enam-vähem jooned paika ja siis ma vaatan, äkki ma leian korterpanali kuskilt. No vaata, kas nüüd sobib? Vaatame. Kuule, auk tuli siia nüüd. Kuule, siin on kõik ongi pahtel ju. No vahepeal ongi need autod pahtlist tehtud. Ja rahvas ütleb... Peaaegu. Oot. Noh, läheb. Läheb, mis ta ei lähe siis, no juba hakkab looma. Ja nüüd, kui meil tuli, vaata, neil ei olnudki tuld, sellepärast nad pahteldasidki, vaata, liiga suureks selle. Meil on tuli, me saame täpselt pahteldada. Mis nüüd vaja on? Mis oleks nagu sealt välja vaja? Nüüd sa saad kõik pahtel ära lüüa siit. Kuule, siin on... Siin ikka on pahtlit. No ikka on, jah. Halli värvi on see olnud juba? Või see on see krunt või? Mis rohkem? See on keevitatud. Kui see 5 korda avarii teinud, siis loomulikult on seda keevitatud. Mõnge vaadake eelmine episood järgi. Car Vertical Report ütles, et seda on keevitatud. Või tähendab, avariitatud. Mul tunne, et siin on vahetatud midagi. Neil hullu. Saab veel vahetada. Aga see... Kurat, ei olnudki kiire projekt. Ma mõtlesin, et ma juba homme sõidan. Selles mõttes, et oleme ausad, ega see tagumik väga kaua sirge ei püsi nagu nii. Ilmselt, kui ta minu käes on. Lihtsalt neid tulesid küll ei jaksa osta. Kui mõtlesid, et 350 tuled on kallid, siis mõtle uuesti. Ja neid autosid on nii vähe Euroopas, et siia on nagu eriti keeruline saada. Aga näete, tulejoon hakkab paika saama ja selle järgi saab juba pahtlit eemaldada ja siis me peame siit tagasi hakkama lööma vaikselt. Eelmine kord jäi rääkimata, palju neid autosid üldse registri Eesti Reistis on. Ma vaatan järgi kohe ja annan teile info. Pärast see on unicorn. Pärast on ainuke Eestis. Jääb kõige ääres. See ei põle, mul põlevad siin teised asjad. Pergele. Ei ole. Jap. Mis suund seal on siis? Ei ole. Usakas. Punane suund. Eks parem on kollane. Sul on vaja seda õiget tuld, mees. Sellepärast seal ongi tehtud nii palju seda juhtmevärki taga. Oota, aga vaat, miks see, seal vilgub üldse teine asi ju. Vaata, siin on mingi häkk tehtud. Seal vilgub üldse teine asi.
no shit, selles, vaata sinna tule alla. Tahad öelda, et see on Euroopa Vaata, mis seal tehtud on. Ilusaks on tehtud. Keera see kork maha, sealt teeme samamoodi. Näed, siin on leed on olemas samamoodi. Tal on valmidus olemas, aga nüüd tal on vaja talle öelda, et ole eurooplane. Ei, raudselt on. Ma olen guugeldanud või midagi. Sellepärast, et seda ei ole ümber tehtud ju. Jah, siin on mingid trikki tehtud. See on trikitatud midagi. Aga ta ongi kuidagi sellepärast tööle saadud, et siin on ka ju leedid olemas näite. Ei, on. Siin on need oranjsid leedid, need on punased. Need on praegu punased. See on oranjsid. Ära. Come here. Vaata, siin on nagu ikkagi kirurgi tehtud, see on lahti lõigatud ja leedid on ära vahetatud. Silikoni jälgi läheb ümber ringi selle. Katsun on ka lõiki koht on siin. Siin on leedid ära vahetatud. Jah. Annan. On jah? Aina paremaks läheb. Nii, ühesõnaga kõik, mis asjad on prügi. Kaasa arvatud auto. Vaata, mis kast nagu töötab või töötab üldse. Otsi mingit motrit. Mott, väike. Isegi see auto irvitab mu üle, vaata, see kapott teeb seda häält. See on natukene on vaata probleeme. Natukene. Kas seda ei saaks paraks lõigata, sulatada? See on siis äkki facelifti oma, mis on Pepu on suurem. Kimi oma on see. Silikoni ja värv. Kaugelt petab ära. Näe, peal on G35. No. Siit pead maha lõikama. Ja siit lõikame maha ja no teeme ikka tõsist Leedu staili. Kuule, aga kas see stanget on vaja ülevaatuse jaoks? Ja stange kadus ka ära. Ma arvan, et on ikka. Ei, aga kui number panna siia. Oluline kiredetail. Mis ta on nii oluline? Jalakäijate ohutust. Jalakäijad, mis moodi ta kaitseb, nii et nüüd jooksevad mulle tagant otsa. Ikka kipitab. Hullult kipitab nälga. Lähme, vaatame, kas see mootor laulab ka nii ilusti, kui puhastas eest. Siis on vähemalt süda rahul ja lõpetasin halbade nootidega seda. Et lõpuks lõpp välja ikka, et ei olnud hea. Noh, 4 venda autosse 4-kohaline. Ei hakka. Lühemalt taha. Ei sa kõigepealt vaata, kas sul kast on korras. Kast või? Kuhu sa lähed? Vaata. Enne raha katusel vedeleb. Ma ei taha teiega rääkida. Solvatuma autot siin. Nii, teeme ümber ploki. Ümber maja tiiru. Üks tuli põleb. AT check. Aga vaatame, kas seekord nagu kas kast on limbis või ei ole või? Mis ta üldse teeb? Pidurdab. Naelad on all. Ei, see kast on avariis jälle. Nii laisk ta ikka olla ei saa. Full gaas. Manneri liigub ka paremini. Mingi jama on ikkagi. Midagi talle ei sobi. Jumala limp moodis. VQ ei saa isegi torusid lahti. Seda õiget VQ häält ei tule isegi. Õnneks on see, et mootori ja need slipi ja need tuled kadusid ära ikkagi. Nagu pool võitu on olemas. Read fault codes. Again. Vaatame. Praegu ta ütleb, et nagu ei olegi midagi. Ma panen käima. Parem oleks käinud. Jääks küll, jah. Enam ei kedranud. AT check on ikka seal. Vaata, kus tõstkuga sõidab. Tee. Slip on. Ma panen slipi välja. VDC off. See on esimene. Ei, siin on mingi 4. käik on sees. Saan 20 ja kohe käib. Näe, üle teise ei lähe, 3, 4. Ei vahet. Kast ikka ei tee koostöö. Too see haamer ja kirka, ma löön siit tule kustu. Kahjuks ei aita. Mõtle, äkki keegi on sõitnud terve elu selle autoga niimoodi ja ta on arvanudki, et Hea kotlett on. Ei no niimoodi, 206 kilovatti võetud põhja teeb. Keegi on sõitnud terve elu äkki arvanud, et niimoodi peabki VQ töötama. Ja kui teile anda nüüd päris auto, kujutad ette või? Ja tüütu on see autoremont. Testi sõida.
Mida sa, Kari? Temaga. Läheb oksjonile. Nüüd ta karjub ka veel. Miks? Mis valesti? Oi, ma ei tea. Olla aitab tänaseks, ma ei viitsi. Ma jõudsin ühte kohta, see ei ole hea koht, kuhu ma jõudsin. Käigukasti sees on üks andur. Speed sensor. Ongi see, et mul see sõber käskis ka neid andmeid mõõta ja võrrelda, et kui see seal hüppab ja teeb mingit pulli, siis nagu ta tegi. It's not good. Nii et prügikasti võib selle automaadi visata. Panem kohe manusvapi ära, et ei ole mõtet selle automaadiga üldse proovida midagi tegema hakata. Võtme kasti ära täna juba. Hommik on õhtust targem. Läheme analüüsime seda asja, äkki tuleb ideid ja siis vaatame, mis me homme välja mõtleme. Siin see õnnetuse hunnik istub nüüd siis. Panime ta posti taha seisma, nurka, et on rohkem kui üks hommik ja õhtu mööda läinud, et targemaks saada. Tegelikult on siin paar nädalat mööda läinud ja kui ühe autoga ikka hakkab tavaliselt viltu vedama, siis ta jääbki kuidagi viltu vedama ja lähebki lõpuni nii välja ja kahjuks on sellega autoga siuke saatus, et tuledega oli ka siin omajagu madistamist, üks mees tegi need siis korda, et tuled lõigati tegelikult siis uuesti lahti siit, et meil on vaja need kokku tagasi panna ja pandi siia kõik uued leedid ja trükkplaadid ja ma ei tea, mis kõik asjad, et väga palju majandamist ja jälle Meenauerit töötunde, et see korda saada. Aga see ei ole veel läbi, et meil ongi need tuled vaja ära hermetiseerida, et paneme siit näiteks tuled põlema, paneme ohukad ka peale. Näitame, milline see lõpptulem on siis. Et nüüd on mõlemad tuled oransid ühtemoodi. Et vahetadigi vist mõlemas leedid ära, et nad oleks siis täpselt samad tooni ka. Aga nüüd ongi veel probleem selle tulega, et see tuli on ka vaja seal ümber teha natuke, aga sellega me saime ise hakkama, et see on hõõgniidi peal. Ja pidurituled on ka siis nii-öelda välimised põhimõtteliselt ja tegelikult siin saab nagu teha mingit häkki veel, et tegelikult saab need ka panna põlema kuidagi ja nendest üks on vist udu tuli. Et Karl saab ka natuke majandada veel. Ja siis ma otsisin siia korterpanelit, et seda jama siin taastada, et võtsin ühendust ka panniga Poolast, et ta leidis küll ühe tüki justkui, aga see on ka juba piltide pealt näha, et kolksu saanud pihta ja juba on täpselt samamoodi koorub pahtlit ja rostetab. Ja kogu transpordi Eestisse see tükk oleks olnud mingi 500 eurot ja see vahetus on ka omaette kõva töö, et ära vahetada, et autot on vaja venitada. Stange Enrico kaudu tuleb siis USAst, sellepärast, et ma Euroopast ei leidnudki uut stanget. Et vaikselt nokime, aga see kiire projekt, nagu et mis siin on, ma tellin jupid ära, lööme külge ja ülevaatusele juba saab talvel sõita. Et idee oli sellest, et sellest saab siis minu uus Winterbeater nii-öelda, mis on Eesti registris, et me ei pea teda käruga kogu aeg võistlustele vedama. Aga elu nüüd näitab seda, et ma nagu loobun sellest plaanist, sellepärast sellel autol on nii raske tükke leida, et kui ma põhimõtteliselt sõidan siin midagi sodiks, esitule, tiiva või ukse või nagu see tagatuled näiteks, mis on nagu ülikalliks läks ja üks tuli juba, siis mul ei ole asendust võtta. Kui me nüüd võrdleme seda seal, siis sellele isegi leiab tükke palju paremini ja vaadake, mis Winterbeateriga juhtub. Selles mõttes, et ta on nagu ära äästatud igalt poolt. Siin ei ole enam sirgeid plekke nagu ühtegi. Stange on ka nüüd täitsa nagu ribadeks eest. Nurgast on ju igalt poolt. See uks on ka nüüd igalt poolt sees ja tagant. Et kui sa tahad seda ikkagi hardcore tandemi värki teha, siis Winterbeater peabki siuke auto olema, millest sul kahju ei ole. Ja need on ainult kerevälised plekid, et kui me tahaks näiteks kunagi sellest autost teha seda sama autot näiteks, siis need plekid nagu nii visatakse ära ja pannakse fiiberdetailid sinna, see on ka kõik võimalik. Ja see oligi mingi kunagine unistus ja idee, et kui ma saan nüüd selle registrisse ja see on nagu Winterbeater, et saaks rajale sõita ja pea käruga vedama, siis võib-olla saaks hakata vaikselt seda nokkima.
et oleks nagu trenniauto ka vähe siuke käredam, et selle auto kilomeetrid ja käivitused ja võistluse ressurss on ikkagi oluline ja tähtis, et mitte teda niisama kulutada, et saaks selle autoga trenni teha, siis tuleks seda natuke järgi aidata, et tegelikult hakkab juba nii palju juppe üle jääma, et saaks nagu midagi vaikselt ka sellega mõelda. Aga läheme teema juurde tagasi. Ehk see läheb siis autodiileri projekti, autodiileris on ka väikseid uuendusi tulemas ja tuleb kindlasti suuremaid uuendusi ja nii edasi, et minge vaadake kodulehe pealt järgi, mis te leiate sealt. Mis siin siis nagu juba ära on ostetud, ma võin siis öelda, tagastange vale on ju, sinna läks põhimõtteliselt 200 €, tule peale kõik kokku läks majandamist, ümmarguselt võime siin öelda peaaegu 300 € on ju. Siis õige stange sai nüüd tellitud, see on läheb ka sinna 200 tuuri. Kere venitust oleks vaja teha ja see tagaotsa oleks vaja siis taastada, et võib-olla saab selle siis välja tõmmata ja teha siin nii heaks, kui saab selle, et vahetada mingid plekitükid ära, ise voolida järgi. Ilmselt tuleb odavam, kui hakata seda panelit vahetama. Siis värvida oleks vaja, on ju. Õige stange tuleb, ma ei tea, see on ka musta värvi, aga see oleks ka vaja üle värvida. Rehvid oleks vaja siia alla panna, selles mõttes need teised väljed tagasi. Automaatkasti asi oleks vaja korda teha, on ju. Ma ei tea, võib-olla seal saab speed-sensori vahetusega hakkama või seal on solenoidi blokkides probleemid. Sellega tuleks tegeleda. Siis ülevaatus on vaja teha, on ju. Pesu on vaja seest ja väljast teha korralik. Üks Xenon ees ei tööta. Üks rattalaager loksub, roolivõim pump teeb natuke häält. No ja siis kui sõitma saab, võib-olla tulevad veel mingid väiksed pisivead välja. Aga nagu kõige tähtsam on see, et mootor töötab ja auto on äge selles mõttes. Ja miks ma teda võib-olla seda Winterbeateriks veel nüüd ära ei taha rikkuda, siis ma hakkasin Maanteeametist uurima, et Infiniti G35 mudelit, kui ma nüüd peast ei eksi, siis oli Eestis arvele võetud tänase päeva seisuga 8 tükki üldse. Nüüd on see, et Maanteeamet ei erista, palju neist on kupeed ja sedaanid, sellepärast et sedaane on rohkem levinud ja kupeesid on vähem. Niimoodi, et 5 tükki on täna aktiivselt arvel, 3 tükki on justkui maha võetud ja kustutatud või midagi registrist muudetud ja võib-olla 5 nendest ongi ainult 2-3 kupeed või see on ainuke või äkki ongi Eestis 2 tükki neid. Et selles mõttes temast saab väga ägeda nagu obiauto madalaks lasta ja ta on ikkagi mugavam kui näiteks 350Z ja vähem levinud. Nii et siukesed huvitavad faktid ka siia ja kuna ta on Eesti registris täna, siis ütleme niimoodi, et see teeb selle auto natuke veel väärtuslikumaks, sellepärast kui sa nüüd tahad tuua kuskiltki seda USA-st, siis sa pead maksma heitgaaside serdi eest ilmselt, automaks on täna registreerimistasu ja toomine ja kõik see, et kui sa Euroopast leiad ilmselt, ega neid väga Euroopast ei leia ka. Et selles mõttes ta on nagu, natuke nagu unicorn ikkagi. Või andke siis teie soovitusi, mida teha selle autoga, mis teie teeksite. Te kõiki numbreid nüüd ei tea, mis siia alla läheb, aga tegelikult ongi üliraske selle autole ka väärtust panna. Et ma tean, et Saksas maksab üks driftiauto, siuka maksab 14 000 ja madalaks slämmitud Dancepill maksab 17 000. Mis selle auto väärtus on, siis pakkuge mulle tänasel kujul niimoodi või siis korda tehtud kujul. Nii et kommenteerige ja andke siis nõu, mida ma peaks tegema sellega. Selles mõttes, et nagu natuke hädas,